Tere päevast, head kolleegid, maahuvilised. Selle konverentsi pealkiri oli küllalt huvitavalt püstitatud ja ma ei saanud ka aru, et kas rääkima peab maast väikse algustähega või suure algustähega. Ja seetõttu ma tegin oma valiku ja oma erialast lähtuvalt räägin valdavalt maast mulla aspektist. Ja ettekande oleme siis koostanud koos oma kolleegi Tambet Kikasega. Nüüd kõigepealt, mis siis mõjutavad põllumajanduslikku maakasutust? Et siin on väga palju erinevaid aspekte ja selle viimase punkti juures võib olla ka rahulikult ja nii edasi, aga meie arvates olulisemad. Et loomulikult üheks mõjutavaks parameetriks on kliima. Kõige lihtsam kommentaar on see, et jääajal üsna ilmselt Eestis põllumajanduslikku maad ei olnud. Siis kindlasti mõjutab maakasutust meie aluspõhi, millest meie mullad on oma omadused saanud ja vastavalt muldadele ju on ka kujunenud maakasutus väga paljuski. Nüüd järgmine suurem rühm oleks pinnakate ja pinnavormid, tulenevalt ka osaliselt sellest aluskivimist, tulenevad meie pedoklimaatilistest tingimustest ja nii edasi. Et siia ma tahan lihtsalt juurde rääkida võib-olla selle, mille peale paljud ei ole tulnud, kui Eesti jagatakse üldiselt ju madal- ja kõrge-Eestiks ja me teame, et selle kummagi nii-öelda territooriumi mullateke oli küllaltki erinev, siis oli suhteliselt erinev ka nende mõlema territooriumi kasutusse võtmine põllumajanduse otstarbel. Ja võiks öelda, et see oli lausa pinnavormide seisukohast vastassuunaline, ehk Madal-Eestis võeti kõigepealt kasutusele need maad, mis vee seest kõige enam välja tulid, ehk siis tänapäeva mõistes kõrgemad pinnavormid, ja vastupidi, Kõrge-Eestis võeti kasutusele ennem need, mis asusid madalamal, kuna seal veerežiim oli lihtsalt soodsam. Nii et väike Eesti, aga kaks eraldi maailma ja kaks eraldi dünaamikat ka põllumajandusmaa kasutusse võtmiseks. Nüüd eelnevatest tulenev muidugi mullastik mängib väga suurt rolli ja siin võib-olla kommentaariks ütleks seda, et aastasadade jooksul see mullastik on põllumehele andnud erinevaid mõtteid harimiseks ja erinevaid indikatsioone. Ma ei tea, kas kõik teavad, aga 13. sajandil kõige hinnatum põllumuld oli liivane ja võimalikult vähese huumuse sisaldusega. See oli praktiliselt ainuke, mida oli võimalik sel hetkel harida. Aga kui ma täna mõne tegevpõllumehe käest siin saalis küsin, et palju teil liivmuld on ja mis te nendega teete, siis vaevalt neid kuigi palju enam põllumajanduskasutuses on, kui siis võib-olla vaid rohumaade all ja võib-olla kartuli- ja köögivilja kasvatuses. Nii et siin on tegelikult aja jooksul ka suhtumine mullastikku oma muldadesse kui maaharimisobjekti muutunud vastavalt sellele, milline võimekus põllumehel on ja millised tööriistad kasutada oli. Aga siis te kujutate ka ette, et kui mingil hetkel olid liivmullad peaaegu ainukesed haritavad mullad, siis tõepoolest selleaegseid saake tänapäevaga võrrelda ei saa, aga sellest vähe hiljem. Nüüd kindlasti väga oluline põllumajandusliku maakasutuse mõjutavaks teguriks on vetevõrk, kuna põllumajandus tahab ikkagi mitte kasutada maad sellepärast, et ta paistab kuidagi ilus välja või ta on kuidagi armas, vaid põllumehele
ilmselt, hiljem me küll kuuleme täpsemalt, aga ma julgen arvata, et ilmselt põllumehele meeldib ikkagi maa, mis suudab temale vajalike kultuuride vajadusi kõige paremini rahuldada. Ja kahtlemata mullas on palju toitelemente, mida taimed vajavad, aga kindlasti kõige olulisem on see, et taim saab mullast vett ja vetevõrk on siis üks kindel parameeter, mis on kujundanud ka meie põllumajanduslikku maakasutust. Ja kindlasti väga oluline mõjutaja on ka asustus või see, kuhu inimene oma eluaseme rajas. Ja kindel on see, et kui inimasustus meie alale hakkas tekkima, siis esimesed asustuse kohad tulid selle aja mõistes parematele muldadele. Sest loomulikult tänapäeval võid traktoriga harida ka 30 või 40 kilomeetri kaugusel asuvat põldu, aga paraku sel ajal see kõne alla ei tulnud ja et hinge sees hoida, oli vaja harida ja saaki saada sealt, kus teda kõige rohkem tuli ja seetõttu esialgne asustus loomulikult oli viljakamate muldade juures ja mingil määral on see kehtiv ka tänapäeval, kuigi tänapäeva asustuse kujundamisel on neid muud tegurid juba palju rohkem rolli mänginud. Ja nagu ma juba algul ütlesin, tegelikult ka väärtusliku mulla või väärtusliku maa mõiste ise on ka juba muutunud. Aga asustus on kindlasti avaldanud ka maakasutusele suurt mõju. Ja nagu ma ütlesin, siia võib igaüks erinevaid parameetreid juurde mõelda. Aga nüüd, et maakasutuse muutuste juures oleme täna kuidagi liiga teoreetilised või arvude nii-öelda kummardajad olnud, siis ma pakuksin ka ühe praktilise näite. Ma vabandan, et idee oli muidugi vaadata, et kuidas on muutunud selle koha maakasutus, kus me praegu viibime, aga selle kohta head materjali ei olnud ja tuli võtta Tartu linna teisest otsast, ilmselt te tunnete ära, see vasakul olev veekogu on siis praegune Anne kanal, see on Annelinn ja siis sealt edasi kulgev territoorium. Ja vaataks, kuidas siis selle territooriumi või selle maa-ala maakasutus on muutunud circa 100 aasta jooksul. Et siin on see sama territoorium, täpselt sama ruut, natuke suurem, siis aastal 1900 ja värvidega on siis erinevad nii-öelda maakasutuse klassid, mis on toodud. Näeme, et valdav on heleroheline, mis on siis rohumaa, kollane põllumaa ja natuke on ka halli ehk asula ala ja nipet-näpet võõsastikku ka. Nüüd hüppame edasi 40 aastat, sama koht, sama ruut, näete, et samasugune jõgi on ikka oma koha peal, see on hea orientiir, aga mida on vähemaks jäänud, helerohelist ala, ehk rohumaid on vähemaks jäänud ja mis on asemele tulnud, kollast ala ehk põllumaad, natuke on tulnud juurde metsa, tumerohelist ja natuke on tulnud juurde ka halli, ehk siis elamumaad. Nüüd hüppame veel 60 aastat edasi, jälle täpselt sama koht, on tekkinud Anne kanal vahepeal, on tekkinud väga palju halli värvi, ehk siis elamumaad või asustus on juurde tulnud päris palju metsamaad ja vahepeal päris prevaleeriv olnud kollane ehk siis põllumaa osatähtsus on langenud ja on tekkinud ka täiesti uus selline tüüp nagu soo, näete siin roosa värviga. Ja nüüd, kui need muutused
ka vahepealsete aastatega panna graafiku peale, no siis on näha, et sellel territooriumi või maa-alal on siis umbes 100 aastaga toimunud päris märkimisväärsed muutused. Et siin kõike kommenteerima ei hakka, et midagi sai juba öeldud, aga mingil määral vastus eelmisele küsimusele, et palju ja kuhu elamamaad on juurde tulnud, et see on küll üks konkreetne näide ja ilmselt mitte sellest ajast, mida küsija mõtles, aga väike näide siiski. Aga võib-olla mõnel tekib küsimus, et kus on siis nüüd see soo juurde tulnud, et Emajõgi on kogu aeg olnud ja loogika on see, et Emajõe ääres ju soo pidi kogu aeg olema. Aga kui te vaatasite, siis ennem selle soo asemel oli valdavalt rohumaa, ehk need sood olid tegelikult põllumajanduslikus kasutuses, karjatati või niideti. Ja loomulikult tänapäeva masinatega ei olnud enam võimalik niita ja need soomassiivid jäeti põllumajanduskasutusest välja. Nii, aga nüüd uuema aja juurde. Ehk meie tegime siis ka ühe maakasutuse muutuse analüüsi, võttes analüüsi aastateks 2005 ja 2011 ja vaatasime valdade kaupa, kuidas nende aastate jooksul on siis põllumajandusmaa, mille koosseisu meie arvasime siis ÜPT pluss siis poollooduslike koosluste territoorium. Ja vaatasime valdade lõikes 6 aasta jooksul, millistes valdades on suurenenud ja millistes on ta vähenenud. Me teame eelnevatest ettekannetest, et üldiselt on ÜPT pind nende aastate jooksul suurenenud, aga nagu te siit värvidega näete, siis see roosa värviga märgitud valdades on siis põllumajandusliku maa osatähtsus ka vähenenud ja neid valdu on 18 ja kokku suurenes sel ajal siis vastav pind ehk siis ÜPT pluss PLK kogu Eestis 8,34% ja suurenemine on siis nii selle helepruuni värviga kui rohelise värviga ja vähenemine siis, nagu ma ütlesin, roosa värviga. Ja neid vähenenud valda oli siis 18. Nii et oluline on teada seda, et kuigi me teame üle-eestilist suurenemist ja vähenemist, et see suurenemine toimub, siis kui me läheme vallatasandile, siis näeme, et on teatud valdu, kus on toimunud vähenemine ja tegelikult on võimalik minna veel ka vallatasandile, kus me näeme nii-öelda selle bilansi mõlemad pooled ära, ehk teatud kohtades on vähenenud, teatud kohtades on suurenenud või juurde tulnud, aga statistika kajastab siis ainult nii-öelda lõpptulemust. Ja siin juures on huvitav märkida, et võib-olla minu ettekande lõpus, ma tean, et üks Väike-Maarja põllumees oli ka siin vähemalt enne, et äkki ta oskab kommenteerida, kuidas nii viljakate maadega vallas langes siis 6 aasta jooksul ÜPT ja PLK pind 382 hektarit. Nii, nüüd kui me vaatame ainult ÜPT toetust saanud pinda ja täpselt sama asja, siis, ja võrdleme neid omavahel, siis võib-olla mõnele tundub üllatusena, et kui me vaatame Lõuna-Eestit, Lääne-Eestit ja saari ja Ida-Virumaad näiteks, siis tundub, et seal on põllumajandustegevus aktiviseerunud 6 aasta jooksul, kuigi me teame, et need on piirkonnad, kus tegelikult ju muldade viljakus on madalam kui ekstreemse võrdlusena Väike-Maarjas näiteks. Aga sellele küsimusele annab vastuse järgmine joonis, kus me oleme võrrelnud ainult siis ÜPT pinda ilma poollooduslike kooslusteta. Ja siin näete, et ÜPT pinna vähenemine toimub siis eeskätt just Lääne-Eestis ja siis Saaremaal praktiliselt kõikides valdades. Nüüd täna ministri ettekandes oli ka juttu sellest, et kui palju meil on nii-öelda maad
deklareeritud üldse ja kui palju sellest maast saab nii-öelda hetkel ÜPT toetust ja tema nii-öelda seisukoht oli, et näete, et see vahepealne ala peaks siis olema see, kust me saame oma põllumajandusmaa pindala suurendada, mis ongi kahtlemata õige. Aga me vaatasime seda jälle valla tasandil ja vaatasime niiviisi, et kui palju igas vallas nii-öelda see aktiivne põllumajandusmaa ehk see, millele makstakse toetusi, moodustab kogu deklareeritud maade pinnast. Ehk lihtsamalt öeldes siis punasega märgitud vallad, nendel on suhteliselt suur aktiivse põllumaa osatähtsus ja vastupidi sinisega, nendel on suhteliselt väike või veel teistpidi öeldes, sinistel valdadel on võimalik põllumajandusmaad rohkem juurde võtta kui siis punastel valdadel, ehk seal on potentsiaal nagu juurdetulekuks suurem. Ja pikalt kommenteerimata, et siin on ilusti joonistuvad need vallad välja, kus on juba vähemalt üle 85% kogu deklareeritud pinnast võetud nii-öelda aktiivsesse kasutusse ja ka vallad, kus siis on need, kus see protsent on tunduvalt väiksem. Ja sama aspekt ainult natuke teistmoodi väljendatuna, ehk siin on nüüd toodud valdade kaupa jälle need pindalad, mis on siis nii-öelda praegu taotlemata võrreldes deklareeritud massiividega. Ehk mida rohelisem on vald, seda rohkem on nii-öelda passiivset põllumajanduslikku maad. Ja rohelistes valdades on seda siis üle 2000 hektari. Nüüd läheme lähemale natuke konkreetsele maakasutusele, võib-olla ka konkreetsele maakasutus suunavale poliitikale ja üks kindel instrument, millega maakasutuse poliitikat riik suunata saab, on siis ka põllumajandustoetused. Ja siin on toodud erinevate põllumajandustoetusi saanud maade pindala viimase 6 aasta jooksul, ehk 2007 kuni 2012. Ja näeme, et ÜPT pind on siin stabiilselt, nagu me teame, suurenenud. Nüüd see PKT on võib-olla mõiste, mida täna ei ole veel tarbitud ja PKT all me mõtleme siin siis põllumajanduse keskkonnatoetusi, kuhu siis käivad nii keskkonnasõbralik majandamine, mahetoetus ehk need, mis on suunatud siis keskkonnasõbralikele tehnoloogiatele. Ja näeme, et ka nende pindala iseenesest on küll suurenenud, aga see kasvutendents ei ole nii suur, kui on ÜPT pinnal ja kui me vaatame nüüd eraldi KSM-i, siis keskkonnasõbraliku majandamise pindala on isegi vähenenud. Nüüd täna on väga palju juttu olnud, et maakasutuses on palju ebaselget, on palju sellist, mida me veel ei tea, aga võiksime ja tahaksime teada. Ja teatud küsimuste lahendamiseks ei jäänud ka meil muud üle, kelleltki käest küsida ei olnud, siis tegime väikese uuringu, kus valisime Eestist välja vallad ja nii-öelda läksime valdade sisse maakasutuse koha pealt. Ja meid huvitas eeskätt, ma ei hakka, siin on lihtsalt näidatud nende valdade paiknemine ja musta värviga siis Pria massiivide kiht nendes valdades. Ehk meid huvitas peamiselt 2 küsimust. Ehk kõigepealt see, et kui palju 2004 deklareeritud maadest on sellised maad, mida tänapäeval me ei saa enam käsitleda põllumajandusmaadena. Ehk millele on juba kas siis ETAK-i või visuaalsel vaatlusel peal mets
elamu, tee, hoone, mis iganes. Ehk tahtsime välja võtta need maad, mida tegelikult, kuigi nad on hetkel nii-öelda Priia massiivide passiivses kihis, tahtsime näha, et palju neid maid on, mida me tegelikult enam nii-öelda väga kiirelt või üldse mitte põllumajanduskasutusse tagasi võtta ei saa. Kui seal on võsa peal, siis muidugi on võimalik võtta, aga kindlasti vajab see päris korralikku investeeringut. Ja enda arust võtsime võimalikult eripalgelised vallad. Siin oli valdu nii linna lähedal, suurte linnade lähedalt, kui ka valdu täiesti ääremaadelt ja väga vähe viljakatelt nii-öelda muldadelt. Ja peatumata igal vallal eraldi, siis analüüsist selgus, et summa summarum nende valdade keskmisena on Priia kogupinnast, ehk siis kõikidest Priia massiividest, nii aktiivsest kui passiivsest kihist, tänapäevaks juba kindlasti mitte põllumajanduslikus kasutuses 1,87%, mis tähendab, et väga laias laastus, kui Priia kogumassiivide kiht on umbes 1,18 miljonit ja me võtame sealt 1,87%, siis umbes 22 000 hektarit, mida me praegu tegelikult arvame, et see on nii-öelda põllumajandusmaa, ta enam põllumajandusmaa ei ole. Umbes 22 000 hektarit. Nii et kui meie keskmine ÜPT tootjapind oli 54 hektarit, siis võime ise arvutada, et mitme tootjapind enam tegelikult põllumajandusmaa ei ole. See oli nüüd kõik aktiivne, passiivne kokku, aga on selge, et selle sees olev aktiivne kiht on hetkel kõik põllumajanduskasutuses ja peaksime tegelikult võib-olla koonduma just sellele pinnale, mis on nii-öelda passiivne, kuhu hetkel ei taodelda. Ja selle järgi on siis 7,7% sellest pinnast, mis on deklareeritud, aga hetkel ei taodelda, on juba ka põllumajanduskasutusest välja läinud. Nii, nüüd võtsime ka ühe valla veel põhjalikuma uurimise alla, aga siin kuna aeg hakkab juba paraku pitsitama Illar teada-tuntud karmi käega, siis ma olen siin jooninud alla juba need asjad, mida me tahtsime siin olulist rõhutada ja seda saab ise nii-öelda ka vaadata. Ja ma tahan kindlasti seda slaidi rõhutada, et meil oli Koonga valla näitel ka eesmärk kaardistada ära, mis põhjusel on põllumajandusmaa siis nii-öelda maha jäetud ja ma meelega ei muutnud seda kõnepruuki väga, võib-olla panin mõned komad, aga need on nüüd kohaliku maakorraldaja põhjendused, kes on seal 20 aastat maakorraldust teinud ja situatsiooni väga hästi teab. Need on siis tema põhjendused, miks teatud maalad on põllumajanduskasutusest välja läinud. Et väga lühidalt öeldes on enamus siis endised poollooduslikud kooslused, kus siis ühel, teisel või kolmandal põhjusel enam põllumajandustegevust ei toimu. Aga on ka huvitavamaid põhjendusi. Nüüd tahaks veel tuua, küsiti küll elamu maade kohta, aga teate, minu meelest neid inimesi, kes on omale korraliku kodu teinud linna lähedale, nüüd on niigi palju juba negatiivse infoga üle külvatud ja ma ei tahaks neid näiteid täna enam tuua, aga tooks hoopis ühe teise ja võib-olla värskema näite, aga nii palju veel nende elamute kommentaariks, et me oma 5.11. uuringus tahtsime tõesti vaadata ka seda elamu ja vaatasimegi elamumaade nii-öelda ära või juurde tulekut põllumaade arvelt, aga selgus huvitav asi, et praktiliselt kõik need muutused on toimunud enne 2005. aastat. Ja paraku enne seda ei olnud meil väga head võrdlusmaterjali. Nii et kas siis detailplaneering oli kehtestatud juba enne või oli juba maja ehitatud. Ja muidugi
ma ei terita nende majade suhtes keelt. Aga nüüd kõige värskem näide, mida ma tahan kindlasti näidata põllumajandusmaa kasutusest väljalangemise kohta. Kõik, kes siis sel aastal on sõitnud Tartu ja Tallinna vahet, kindlasti on kogenud seda uut ametliku nimetusega Kose-Aru valla teelõiku, mis oli siis 13 kilomeetrit pikk ja arvutasime välja või õigemini analüüsiga selgitasime välja, et selle teelõigu 13 hektari pealt kadus ära põllumaad 55 hektarit, mille keskmine boniteet oli Eesti keskmisest kõrgem ehk 46. Seal oli ka maid boniteediga üle 50. Ja lihtsalt selline pildiline näide, et siin on nüüd siis vana ortofoto ja nüüd uue trassi alla läinud maad on joonistatud siis sinise värviga. Ja mis meil ilmselt teile kõigil on silma jäänud, et mitte niivõrd maad ei läinud selle teise liini tegemise käigus, vaid kõige rohkem maad on muidugi läinud viaduktide tegemise käigus. Et siin on see konkreetne pilt siis ka olemas, kuidas see maa on läinud. Nii et kui keegi tahab arvutada, et Tallinn-Tartu vahe on siis ümmarguselt paneme 200 kilomeetrit, 1 kilomeetri peale tuleb siis siia mingi 4 hektarit põllumaad, arvutage ise. Ma ei tea, Jaak Läänemets, palju sul maad on? Et siit tuleb 800 hektarit põllumaad kaob ära Tallinn-Tartu kahe nii-öelda liiniliseks tegemisega. Kas läheb peaaegu sinu kõik maad? Ei lähe päris. Või teine näide, ka väga konkreetne, juba ajaloost selle näite hüvesid me oleme juba pikalt kõik tarbinud ja liigume sujuvalt Tallinnast Tartu 20 sekundit kiiremini kui ennem. Ja näete, et siin on mäo ümbersõit, siin on vasakul pool siis vana ortofoto, paremal pool uus ortofoto ja siin on siis analüüs ja analüüsi tulemus näitas, et mäo ümbersõiduga kaotasime siis põllumassiive 176 hektarit. Nüüd järgmine, kuhu me põlde kaotame ja ei kaota mitte sellepärast, et keegi tahab elama minna, ei kaota sellepärast, et keegi tahab kiiremini ja ohutumalt autoga sõita, vaid kaotame sellepärast, et keegi tahab kaevandada. Ja selle analüüsi tulemusena selgus, et Eesti riik on juba ise ja vabatahtlikult hetkel andnud nõusoleku mäetööstusmaaks 483 hektarile põllumaale. Ehk nad on hetkel põllumaad, aga sihtotstarve on juba mäetööstusmaa ja kas siis nüüd või mingis tulevikus lähevad nad ilmselt karjääride alla. Nii et 500 hektarit on hetkel põllumaad karjääride või mäetööstusmaa all. Ja siin on näha ka maakondade kaupa, millistes maakondades kui palju sellist maad on. Ja et olla ka mingil määral hoiataja, siis tõime ka selle numbri, et vahetult puutub karjääridega kokku 3266 hektarit põllumaad. Nii et kui kaevandajatel tekib, ja ma arvan, et suvi tekib, siis on ohus võtta selline hulk põllumaad. Nüüd põllumajandusmaa kasutamisest rääkis tegelikult minister päris põhjalikult ja ma usun, et need graafikud on loetavad, arusaadavad ja igaüks saab ise järeldusi teha, ehk ma jällegi olen toonud erinevate toetustüüpide maakasutuse struktuuri ja ka selle dünaamika siis viimase 6 aasta jooksul. Ehk siit on võimalik vaadata siis kogu ÜPT pinnastruktuuri muutust, eraldi siis keskkonnasõbralike tootjate ja eraldi mahetootjate struktuuri muutumist. Ja konkreetselt ka 2012. aastal erinevad põllumajandustoetuse saajate struktuuri ja mida me näeme,
näeme seda, et ÜPT ja siis KSM tootjatel on teravilja osatähtsus tunduvalt suurem, kui on mahetootjatel ja vastupidi, libliköielisi põllukultuure on mahetootjatel tunduvalt rohkem ja see maakasutuse tüüp, mis KSM-il ja ÜPT-l peaaegu puudub või on väga vähene, on siis näiteks mustkesa. Ja vastupidi, väga vähene on mahetootjatel rapsi, rüpsi ja nii edasi osatähtsus ja võrreldes siis KSM-iga, kus see on tunduvalt suurem. Nii et võiks öelda, siin võib nüüd muidugi arutleda, et kumb oli enne, muna või kana, et kas see on toetuste tulemus või on see struktuur jälle ise toetuse deklareerinud. Nüüd mõningad kaardid veel, mis üritavad visualiseerida meie maakasutust ja kõige esimene näitab siis keskkonnasõbraliku pinna hajuvust ja seda siis osatähtsuse kaudu ÜPT pinnast. Ja näeme, et kellel vähegi ja enamusel meist on kindlasti aimu, kus asuvad meie peamised põllumassiivid ja viljakamad mullad, siis näeme, et ühest küljest võime ju öelda, et keskkonnasõbraliku majandamisega on liitunud praktiliselt kõik meie parematel muldadel paiknevad ja seega ka suuremad tootjad. Teisipidi võib see muidu tekitada küsimuse, et kas siis äkki need KSM-i nõuded võib-olla on liiga lahjad. Selline küsimus on kindlasti tekkinud ja mõnel tekivad, aga eks siin ongi see riigi poliitika suunamise koht taaskord. Nüüd, kui me põllumaast räägime, mis on intensiivsema kasutusega või aktiivsema kasutusega, siis püsirohumaad asuvad siis valdavalt Lääne-Eestis ja Põhja-Eestis, mis pole ju eriline üllatus jälle. Nüüd, kui me lisame nendel veel PLK-d, siis tuleb ka väga hästi teatud piirkonnad välja, kus on siin rohumaad ja PLK-d ja see kaart on siis pealkirjastatud küll loomade karjatamine ja see näitab värviga, kui paljudel mitmel protsendil rohumaadest üldse karjatustoetust saadakse valdade kaupa, aga mida mina tahan rõhutada, et kui me räägime, ma kohe algul ütlesin, mina üritan ikka mullast lähtuvalt rääkida, kuigi eelnev ettekandja ütles, et ei tasu ühte asja püünele tõsta, aga ma arvan, et ikka peaks endast ka lähtuma. Keegi teine räägib siis millestki muust. Ja loomad on tegelikult ju põllumaa või põllumajandusmaa kasutamisel väga orgaaniline kuidas ma nüüd ütlen, et ilma loomadeta põllumaa head kasutamist ei kujuta ette. Ühest küljest nad tarbivad seda, mida me saame maakasutusüksuselt nimega rohumaa, mis läheb nendel eestpoolt sisse, ja teiselt poolt tuleb välja, mida me omakorda kasutame maakasutusüksuse põllumaa parandamiseks. Nii et tegelikult loom on ikkagi põllumajandusmaa kasutuse koha pealt selle tsükli väga oluline lüli. Ja siin on siis mahetootmise suuremad või tuntumad kohad ja siis ka mahetoetuse taotleja keskmine suurus. Hektarites näete, et 2002. aastal oli mahetootjate keskmine suurus 95 hektarit ja pind on ilusti aasta-aastalt pidevalt ka kasvanud. Nüüd ma teeks väikese, enne lõpuspurti, väikese sellise vaheaja ja pakuks välja. Nimelt viimasel ajal on Eestis väga moodi läinud igasuguste auhindade jagamine, igasuguste
nii-öelda temaatiliste nimede võtmine, nagu kevadpealinnad ja sügispealinnad, ja mina teeksin täna, kuigi mul seda voli ilmselt ei ole, aga ma võtan selle, teeksin ettepaneku valida või panna paika Eestis 5 valda, mis võiksid ennast reklaamida näiteks järgmiselt. Et Tarvastu vald võib rahulikult öelda, et tema on Eesti Rukki vald. Ma ei tea, kas siin Tarvastu valla esindajad on, aga 2012. aasta pinna järgi Tarvastu vald võib ennast julgelt Rukki vallaks nimetada ja kogu oma valda nüüd selle valguses siis promoma hakata. Nii samamoodi Väike-Maarja vald võib ennast nimetada Nisu vallaks, Põltsamaa vald võib ennast nimetada Rapsi vallaks, kuigi ma kohe ütlen, et Väike-Maarja ja Põltsamaa vallal oli väga tihe rebimine, et me pidime isegi abiks võtma 2011. aasta ja siis läks asi veel keerulisemaks, et ühel aastal oli tegelikult üks Rapsi vald ja teine Nisu vald ja teisel aastal oli vastupidi. Nii et nemad konkureerivad siis selle 2 kultuuriga. Kartuli vallaks võib ennast pidada rahulikult Padise vald ja minu jaoks kõige parem tulemus, mis ilmselt, seda tulemust võiks kuidagi isegi nimetada etnograafilis põllumajanduslikuks tulemuseks on see, et Märjamaa vald võib loomulikult ennast nimetada püsirohumaade vallaks ja jumal tänatud, et märjal mullal põllumaa harimine ongi problemaatiline ja siin on nii-öelda koha nimi ja põllumajanduslik maakasutus omavahel väga tihedas seoses. Nüüd jõuan põhiküsimuse juurde ehk maade hindamise juurde. Ja Alar natuke rääkis maade hindamise ajaloost, aga mina toon teile maade hindamise ajaloost väikese näite Saaremaalt ja näide lihtsalt selline, et kui meie siin hindame mingite hindepunktidega, siis loomulikult vanasti hinnati maad ka väga täpselt ja väga põhjalikult, aga hindamiskriteerium oli möötühik seeme ehk mitu seemet tagasi said, sellega anti siis ka maale hinnang ja 1760. aastal on Ida-Saaremaal asuvat Tumala mõisa maafondi iseloomustatud siis nii, et 6 seemne maid oli 31, ma viisin need möötühikud muidugi pindalaühikud tänapäeva hektarite peale, 6 seemet oli 31 hektarit ja sellest siis poole lahjemat maad ehk 3 seemne maad oli 14 hektarit ja sinna vahele jäävad maad. Ja mida me nüüd tegime? Me tõstsime, õigemini tuvastasime need põllud vana kaardi järgi ja tõime nad nii-öelda tänapäeva ja vaatasime, kuidas meie tänapäeval oleme neid maid hinnanud. Ütlen kohe, et loomulikult ei ole see 100% kattuv, aga väga suures osas kattuv ja nüüd nende põldude tänapäeva mõistes keskmine boniteet, ilmselt kui ma ütlen kellelegi, et maa viljakus on 5 seemet, vaevalt see väga palju ütleb, aga nüüd kui meie olukorda viia, siis nende maade keskmine boniteet oli 45 hindepunkti ja kõikus 38-st 50-ni ja kuna on teada, et see on Saaremaal suhteliselt viljakad mullad, aga isegi Eesti tingimustes olid nad üle Eesti keskmise, nagu te näete, et Eesti keskmine on kuskil 43-44. Ja tulebki öelda, et näiteks veel 18. sajandil peeti Saaremaa muldi Liivimaa kõige viljakamateks, nii et nii palju on meie arusaamine mulda viljakusest muutunud. Nüüd saagikus kiirelt. Siin on nüüd 18. sajandil 4 aastal väga täpselt saagikust määratud ja jälle teile arusaadavaks toomiseks, siis ma arvutasin välja, et teraviljade keskmiselt 6,6 seemet on 1 tonn hektarile. Ja siin on nüüd 3 teravilja, näete nende saagikus ja ainult siis rukki saagikus ületab 1 tonni hektari saagikust. Ja mustaga on siis toodud Eesti keskmine. Nüüd kiiret tänapäeva tulles on ka korra juttu olnud, Alar vist rääkis, et Eestis on välja töötatud põllukultuuride nii-öelda kasutussobivus erinevatel muldadele ja ma lihtsalt võtsin kõikide kultuuride, kõikide muldade keskmised kokku.
Ehk see on keskmine, mis tegelikult mitte midagi rohkem ei näita, kui teile siin saalis on hea näidata. Aga, ja see ongi see statistika võlu ja valu. Tegelikult muidugi igale kultuurile on oma muld kõige kasulikum ja seda tuleb ka nii vaadata, aga lihtsalt täiesti üleüldise vaate saamiseks on siis selline tabel. Nüüd, kuidas maa väärtust tänapäeval on hinnatud? Et riigi seisukoht praegu on olnud tegelikult maa väärtuse hindamiseks ühene, ehk ta tahab seda maksustada ja seetõttu oli riigil vaja teada selle maa väärtust. Ja selle kohta on keskkonnaministri määrus, maa korralisel hindamisel kasutatav metoodika, täiesti kehtiv määrus, millest ma leidsin väga huvitava lõigu ja keegi ei oska seda paraku kommenteerida, et kuidas selline lõik täiesti praegu veel hetkel aktuaalselt kehtiv. Ehk siin on paragrahv 27 harritava maa hindamine ja siin öeldakse, et harritava maa hulka arvatakse põllumaa, puuvilja-aia ja puukoolimaa ning püsirohumaa. Ja siin on imelikul kombel püsirohumaaks loetakse ainult turvas muldadel paiknev harritav maa. Et see on täiesti kehtiv regulatsioon, aga ilmselt, ma ei tea, kas Maa-ameti esindaja on veel siin, et vist tuleb sellega midagi teha. Nüüd põllumehele on kahtlemata väärtuslik see muld, mis suudab anda efektiivselt saaki. Nüüd ehitaja vaatab mulda või maad hoopis teise pilguga. Temale on väga väärtuslik maa see, mis on liivane ja õhukese huumushorisondiga. Ja tegelikult ei saagi aru, kust on tulnud see väljend, et liivale rajatud, kuna ehitaja väidab, et see liivale rajatud objektid või rajatised on need kõige kindlamalt paigal seisvad. Nii arheoloogile on maaväärtus hoopis midagi muud ja kui veel utreerida, siis lendurile on ilmselt maaväärtus vähemalt, kus saaks nagu maanduda või kui me läheme veel nii-öelda tavamõtlemisest välja, siis ilmselt on ka maad, mille väärtus on ohtlik, ehk ma kujutan ette, et mõnele väiksema laeva kaptenile maa on päris ohtlik. Ja tema jaoks maa väärtus on negatiivse väljundiga. Nii, minu jaoks muidugi väärtusliku põllumaa hindamisel on väga palju kriteeriume, millest kõige olulisem on kahtlemata ja suurema kaaluga on muld ja tulevad ka natuke teisi aspekte muidugi juurde, aga nüüd ma arvan tänase moderaator ka seda toonitas, et tänase päeva eesmärk olekski nii defineerida kui ka mõelda, et kuidas me seda väärtuslikku põllumaad siis nii-öelda saame välja tuua, et siin on mingid kiired mullast lähtuvalt argumendid või kriteeriumid, ehk me saame väga lihtsalt öelda, nagu enne juba räägitud, et kui meil on tegemist liivmullaga, siis enamikele põllumeestele on see kohe suhteliselt väheväärtuslik muld. Ja siin on näiteks Eesti lõimised erinevad või liigniiske muld, eriti kui ta on kuivendamata. Temal on kindlasti põllumehe jaoks olemas nii-öelda puue. Siin on lihtsalt nüüd kaardina, mida saab hiljem vaadata. Puudutati eelmises ettekandes ka agrorühmasid ja tõepoolest on olemas 3 gruppi agrorühmi ja see on siis agrorühmade kaart. Kahjuks nende nii-öelda arvestamise miinus on see, et tegelikult meil ei ole head kaasaegset andmekihti nende jaoks, see tuleb kõigepealt alles tekitada paraku. Siia me oleme läinud lihtsustatud teed. Ja ilmselt ikkagi nii ajalooliselt kui ka tehnilises mõttes väärtuslikku põllumaad on meil kõige kergem defineerida läbi boniteedi, läbi hindepunkti ja siin on siis toodud praegune ÜPT ja siis ka põllumaa boniteedi hindepunkt aktuaalne 2012. aastal. Ja siin on nüüd viidud see valdade tasandile ehk grupeeritud vallad siis 4 gruppi vastavalt boniteedile ja näete, et see roosa või punane on siis need vallad, mille keskmine on üle 50, kollane on 45-50 ja nii edasi. Ehk ka see on ju mingil määral võiks olla
aluseks sellise kõige laiema nagu väärtusliku põllumaa klassifitseerimiseks näiteks valdade kaupa. No siin ma tõin välja ka nende erinevate variantide puudused, millest olulisem on muidugi see, et ainult 21% meie praegu Priia massiivide all olevast maast ei ole üldse boniteediga väärtustatud. Nii et kui me tahame seda aluseks võtta, siis nendele tuleb kõigepealt see boniteet tekitada. Ja see on siis see, et mulla väärtust ei vaata mitte ainult meie, vaid praktiline kogemus, et ka hobused on sellest vägagi huvitatud. Tänan. Aitäh Priidule, kas on üks küsimus? Palun. Mis te arvate selle Priia toetusega põllumaade metsastamisest, mis millalgi oli, et palju sellega läks maad kasutusest välja ja kui väärtuslikud maad kasutusest välja läksid? Nii palju kui mina tean, siis seda saigi metsastada ainult väheväärtuslikke maid ja selles mõttes maakasutuse suunajana ma leian, et see oli täiesti aktsepteeritav, kuna tõesti seal oli see piirang olemas, et ainult väheväärtuslikku maad sai metsastada ja sellise meetmena ma ei näe sellel midagi negatiivset. Aitäh küsimuse, aitäh vastuse eest.